Tänase saatega alustame 8-osalist seriaali Tule metsa. Saadete peategelasteks on erinevates maakondades elavad metsanikud ja nende pered. Valiku tegemisel lähtusime Talumetsa majandaja 2008 konkursi tulemustest. Tule metsa, et me metsa ei läheks. Metsa. Saadeteks materjali kogudes käisime Ida-Virumaal Illuka vallas, kus kohtusime Roman Smeljoviga. Jõgevamaal Pala vallas veetsime ilusa ja huvitava sügispäeva Samik Valdek Salumi seltsis. Valgamaal Tõlliste vallas saime kokku Kitseaado talu peremehe Ats Käisi ja tema abikaasa Milviga. Hiiumaal vaatasime üle Aira Tossi ja Mati Matto metsad. Põlvamaal oli meie sihtkohaks Kõlleste vald ja Käbliku talu. Siin võtsid meid vastu Anne ja Rein Reitel. Nendele kuuluva talu ja kodumetsa tutvustamisest tänast saadet jätkamegi. Mõeldes Eestimaa majanduse tänasele olukorrale, tulevat igati mõistlik kohtuda ja rääkida inimestega, kes on iseendale tööandjad, kelle ideedest ja ettevõtlikkusest on midagi õppida, kelle suhtumist kodumetsa võib eeskujuks seada. Just niisugused inimesed on minu arvates Põlvamaal Kõlleste vallas asuva Käbliku talu omanikud Anne ja Rein Reitel. Käbliku talu rajamine sai alguse suvekodule sobiva koha otsimisest. Oli aasta 1985. Ühel päeval sattus Rein Reitel Põlvamaal kunagise vesiveski varemetele. See oli tekkinud Ahja Lisajõe Leevi jõe kaldale. Viimati nähti vesiveskis kedagi toimetamas 1950. aastate alguses. Reitelite perekonnale koht meeldis. Paberid said vormistatud 1986. aastaks ja kohe algas ka suvekodu rajamine. No mina olin hariduselt spordimees ja eks siis rakendust oli vaja oma perele ja ma mõtlesin, et iga Eesti inimene võib saada mõne kogemuse. Kui kive oli, siis maakivi müüride tegemine oli suhteliselt õlbus. Tsement ju ei maksnud midagi suurt. 3 rubla kott vist. Ja noorele perele oli see sobilik. Ja mets oli ka siin kõrval, sai riigi lankide pealt ostetud puit, palgid, mis läbi jõe sai kohe kohale toodud. Ka mugav. Siin on hästi suurelt kirjutatud Käbliku talu. Millest see nimi on tuletatud? See on Eesti väikse lind ja kuna õigusjärgne omanik sai alguaastatel 3,6 hektarit sellest 17,7 hektarist talust endale, siis läks ka nimi selle ära. Nii et me pidime uue nime otsima ja naine on bioloog ja aida taga olid käblikud ja ütles, et see käblik on väga sobilik nimi. Eks pereringis sünnib ju kõik koostöös selles mõttes, et ideed sünnivad võib-olla ühe inimese peas, aga tema üksinda võib-olla ei teeks seda asja. Pooltki nii kaugele, kui üldse teeks. Eks see omal ajal see koha otsimine juba oli ju koostöös. Oli nagu vanasti kombeks, et igal korralikul Eesti perel on ikka suvekodu ja niimoodi ja eks ta Vene aja lõpus selle mõttega sai leitud. Eks mina olen oma tahtmist siin kujunduses peale surunud väga palju, jah, nii et selles mõttes on ta küll koostöö, jah, aga kui peremees Rein ütles, et kujundus minu rida on, siis ju ta siis on. Eesti taasiseseisvumisega tekkinud uued võimalused tähendasid Reitelite perele ka seda, et 1990. aastatel hakkas maakodu kujunema millekski enamaks. Endisest laskesportlasest ja nende treenerist Rein Reitelist sai metsaomanik. Kõik selle talu ruumikate hoonete palgid on pärit kodumetsast. Meie metsakasutus on olnud enda tarbeks põhiliselt ja ainult selle osa raiutud palkidest või küttepuust on ära müüdud, mida meil tõeliselt vaja ei ole või mis käib nagu üle jõu.
sellepärast et paisjärve tegemisel 1,6 hektarit oli seda noort paisuala taas kerkinud metsa. Oli vaja ju üles töödelda, seal hästi palju küttepuud. Hooneid rajades ja ümbritsevat loodust kujundades tekkisid omanikel ka mõned üldisemad ideed, millest lähtudes on tänase päevani toimetatud. Üheks märksõnaks on puidu võimalikult mitmekülgne kasutamine. Teiseks oluliseks juhtmõtteks on olnud vana ja uue kokkusobitamine. Kogu selle talu ehitusliku külje idee ongi, et oleks nagu vana uus või uus vana. Miks kõik, kuidas siis nagu seda mõtled, et vanal on oma lugu kindlasti rääkida ja ajahambast, päikesest, vihmast räsitud laud peegli äärisena on ka väga soliidne. Ja teine külg on veel seda, et ta on nagu odav praegusel hetkel veel. Mina ehitaks terve maja vanast materjalist, sellepärast, et nii tal mädaniku sees ei ole, siis ta ju elab, eks ole. Ja nii kaua, kuni on vanal majal katus peal, nii kaua on see materjal ju kõik kasutatud. Aga eks see sama maja ülemine korrus sellest sai ka viimasel hetkel päästetud, sellepärast, et katus oli kohe minemas ja oleks see katus läinud, siis järgmisel aastal poleks nagu enam midagi võtta olnud. Nii et see sama maja on ju kõige parem näide, see keskmine korrus on ju kõik vähemalt 100-aastase maja nii-öelda järg, uus elu. Must on see väga oluline ja see on ju looduse põhiprintsiip, et miski ei lähe ju kaduma, vaid kõik läheb ringlusesse. Väga muljetavaldab on ka teie püüd olnud kusagilt mujalt, mõne niisuguse vana aida või mõne muu niisuguse taluhoone lahti monteerimine ja siin jälle kokkupanemine. Jah, eks see on muidugi üks kõige niisugune tänapäeva inimesele kõigele arusaadavam põhjus muidugi on see, et nii on odavam, lihtsalt sa ei pea seda palki ostma, aga kõige tähtsam ja kõige olulisem muidugi on see, et ikka see samane ringlus, et mis on kuskil kellegi poolt loodud ja mis ei ole ju veel hukka läinud, see tuleks ju elule päästa nii-öelda ja tema iga pikendada. Ja nii ta on ja ta on ilus. Ja mis siia looduse keskele siis paremini sobiks kui looduslikust materjalist tehtud. Käbliku turismitalu hoonetes nautisin täiega Rein ja Anne Reiteli loodud põnevat ja maitsekat puidumaailma. Anne Reitel lõpetas Tartu Ülikooli bioloogina ja ühe koridori seina ilmestavadki tudengipõlves tehtud herbaariumi lehed. Herbaarium oli bioloogia tudengite üks programmi osa lihtsalt, suvepraktika nii-öelda tulemus ja ma lihtsalt olen looma poolest alles hoidja ja mul on lihtsalt kõik säilitatud, mis vähegi kannatab säilitada. Et kui koi ei ole sisse läinud ja väga ära pole pudenenud, siis on mul kõik alles, mis ma kunagi teinud olen. See on muidugi miinus asja juures, sellepärast et ruumi jääb kogu aeg vähemaks. Nii et kui tahad kõike säilitada, mis sul kunagi on kogutud, siis on ühel hetkel lihtsalt ruumi puudus. Ja eks ma siis olen nad ära kasutanud, sinna seina peale pannud ja ilusamad nendest, mis mul alles on. Tegelikult meeldivad Annele kõige rohkem siiski loomad. Teiste seas ka kits, kes abikaasale mõned aastad tagasi sünnipäevaks kingiti. Teda on köitnud Käbliku talu maadel koeraga ringirändamine ja maastikul ratsutamine. Küllap on nendel koduümbruse matkadel muutunud selgepiirilisemaks ka talu ümbruse kujundamise põhimõtted. Kui te siin looduses ringi käsite, siis ega siin nüüd mingit niisugust väga efektset iluaianduslikku asja nagu vist ei leia, et pigem on see kõik looduses olemasoleva ära kasutamine ja nii-öelda raames hoidmine. Et niisugune väga suur aiandusspetsialist ma ei ole ja mitte väga huviline ka mitte. No see meile siin väga sümpaatne kõik tunduski, et niisugused looduslikud vormid, kõik need tulevad väga hästi esile ja nüüd need veesilmad, mis on juurde tekkinud, tekitavad niisuguse parkmetsa olukorra. Kogu selle territooriumi kujundamise põhiidee ongi olnud mul see, et võimalikult vähe sekkuda looduse poolt loodusse, kasutada ära seda, mis juba olemas, sellepärast et kes on veel uhkem ja targem disainer kui loodus ise ja lihtsalt kohandada teda inimese vajadustele ja kus väga metsikuks läheb, sealt võtta vähe vähemaks ja teisest kohast lasta jälle kasvama ja nii ta on. Nii et põhiline, ütleme, kujunduslik tegevus, mis mulle endale ka kõige rohkem meeldib, on muru niitmine ja talvel lume rookimine, nii et see on niisugune, millega ma võiks tegeleda, kui aega oleks kogu aeg.
aga igasugused kitkumised ja peenarde kujundamised, see on minu jaoks nagu vähem atraktiivne. Et see tähendab, et see näitabki seda nii-öelda iseloomust tulenevat looduse huvi. Ma ise enda jaoks ütlen, et ma lihtsalt olen looduse inimene. Ja ta siis nii on. Looduse lähedus jätkub ka Käpliku talu hoonetes. Nendes on püütud ära kasutada tuulemuru tekitatud puitu ja mitmesugust muud materjali, mida loodus pakub. Mõnes teises majapidamises lendaks see kõik võib-olla lõkkesse. Siin on aga paika pandud käsipuid ja poste ning lisatud teisi metsamaailmast pärit detaile. Väga ilmekaks looduse tuppa toomise näiteks on lugu keertrepi käsipuuga. Reitelite peres mõeldi ja arutati tükk aega, et kuidas oleks kõige õigem saada keertrepile käsipuu, mis maja looduslähedase hõnguga kokku sobiks. Muidugi kõige lihtsam oleks olnud tellida liimpuidust meisterdatud käsipuu, kuid viimasel hetkel tuli appi õnnelik juhus. See oli nüüd tänu nooremale tütrele, tema on kah looduse kallakuga nii nagu mina ja tema nagu silm märkas selle männi siit samast naabertalu maa pealt. Männi oks. Mänd ise on elus, nii et siiamaani seisab, aga oks sai siis ära võetud ja ära kasutatud. Et see on küll puhtalt nüüd tütre pluss. Ja nii hästi sobis pöördtrepi käsipuuks. Et see on ideaalne jah, et seda ma imestasin isegi, et kuidas ta oskas nii hästi näha, et mina nagu võib-olla oleksin jätnud selle 2 silma vahele, aga tema nägi ära ja nii hästi sobis jah. Looduslähedased on ka Käpliku talu hoonete katused. Suuremaid ja vanemaid hooneid kaunistavad rookatused. Rookatus sai sellepärast tehtud, et abikaasa tahtis. Ütles, et kuna me oleme nii eraldi külast, et siia võiks nagu üritada seda Läänemaa, kuidas nüüd ütelda, ehitusstiili või külastiili tuua. Ega rookatused ei ole Lõuna-Eestile üldse omased. Ei ole ka need katusekelbad omased. Need on ikka saartele ja rannikule rohkem. Jätkame Käpliku talu katustega tutvumist Tehissaarel, kus asub onn, mis oleks võinud suurepäraselt sobida näiteks Aleksandr Solženitsõnile, kes 1960. aastatel Eestis oma surematuid teoseid kirjutamas käis. Ma usun, et niisuguse katuse tegemine nii väga lihtne ei olegi. Jah, nii ta on ikka päris mitmekihiline ja ta vajab ka väga tihedat sarika vahet. Tal on ikka kõva mass peal ja vihmaga sademetega ta korjab seda raskust juurdegi. Kui paks see mullakiht võib olla siin? No mullakiht ei ole, see kasvukiht ei ole nii kuskil 15 sentimeetrit võib-olla või paarkümmend kõik kokku. Aga kõige olulisem on see, et taimestiku juured ei hakkaks kasvama katusest läbi. Mitu aastat selline katus on siin juba eksisteerinud? Tema algusest peale, nii et ma ei oskagi täpselt ütelda, 4-5 aastat võib-olla. Ja enne me käisime toas ka korra läbi, pole sadanud igal juhul. Ei, seda kindlasti mitte. Ja see onn on veel niiviisi, et ta on aastarikselt kasutada, tal on põrandaküte ja Jahinduse kallakuga turismitalu tegemise idee pärineb Anne ja Rein Reiteli sellest eluperioodist, mil nad töötasid jahindusorganisatsioonides. Järgmise peatuse teemegi Käpliku talu ühe jahikantsli juures. Järjest rohkem tunnevad nende vastu huvi mitte ainult püssidega, vaid ka kaameratega jahimehed. Mina olen näinud küll püssitoru ees, küll binoklist või ainult oma silmaga praktiliselt kõiki loomi, välja arvatud punahirve, keda meil siin ei ole. Jahiturism ei pea ilmtingimata tähendama loomade laskmist, tappist. See võib tähendada ka fotojahti ja see nagu köidabki paljusid inimesi üha rohkem. Kindlasti ja alati on seda sama võimalust siis võimalik teisele veel näidata, kui loom jääb ellu. Nii et niisugune olukord on turismi seisukohalt väga hea metsakasutus. Kodumetsa pindalalt mahub Reitelite pere valdus vabalt Eesti keskmiste metske kategooriasse.
Käbliku taluga tutvudes tundsin korduvalt huvi ka selle üle, kuidas on Anne ja Rein oma kodumetsa majandanud. Missuguste silmade ja mõtetega nad oma kodumetsa vaatavad. Ma olen ju metsavaldustest võib-olla keskmine ainult, pigem võib-olla isegi väike tegija, aga ma olen kasutanud seda lõbuga ja hea tahtega enda valdust vähegi võimalik on. Mul ei ole vaja teda mõttetult maha võtta, mul ei ole teda olnud mõttetult vaja rahaks teha, ainult nii palju, kui selle talu kese on või arendamise või muutmise, ainult nii palju. Ega see, et neid lattaedasigi siin on ümber paisjärve tehtud ja tiikid selleks, et hobused saaksid suunatult järve ja veekaldaid harida. Ja nendel maadel liikuda. Ja liikuda just nii palju, kui inimene seda tahab. Mitu hobust on talus praegu? Praegusel 2 hobust. Ja see on ka põhiliselt nagu oma tarbeks ja oma sõprade ja suhteliselt väikese klientuuriga tarbijatele. Kui tähtis on sinu arvates mets kui selline meie tänastele inimestele, aga eriti neile, kes tulevad siia elama 25-50 aasta pärast? Ta on tähtis. Selle jätkusuutlikkus on väga tähtis. Niimoodi kui inimestel ma ikka mõtlen seda, et inimene on ainult üks osa sellest, et väga suur tähtsus on ikka loomariigil, taimeriigil ja inimene on ainult selle imelise loo üks kasutaja. Kuigi ta võib olla siis nagu see kroon või mis ta siis on, aga ta ei ole kõige targem. Loodus oskab ise ennast reguleerida ja sealt tuleks nagu siis ka need tegevussuunad võtta ja üritada aru saada seda, et keskkond suudab küll kõigiga hakkama saada, ka inimreostuse ja lõhkumiste ja ülemäärase kasutamisega, aga see on nii pika vinnaga lugu, et selleks läheb ka loodusel aega vaja. Meenutame, et Käbliku talu paikneb seal, kus kunagi asus vesiveski. Seetõttu tundub igati loogiline, et ühel päeval otsustas Reitelite pere väärtustada ka talumaadega kokkupuutuvat vett. Kõrgemalt vaadates oleks näha, et vesi piirab Käbliku talu peaaegu igast küljest. Me jätkame nüüd oma teekonda jälle vee ääres ja selle talu puhul ongi väga huvitav, et vesi niisuguste paisjärvede, tiikidena ja jõgedega või jõena teebki tiiru ümber talu. Jah, ja ega ma nüüd väga hea metsakasvataja ei olegi olnud. Ma olen üritanud väärtustada ka vett, et nendesse kohtadesse, kus oli vana paisjärve ovaal, sai see võsa ja minule probleemne puit siis nagu maha raiutud, kopp sisse pandud ja talule nii vajalik vesi tehtud. Ega kuna ma tegelen põhitööna majutus pakkuva ja ruumide rendiga, siis vesi on väga oluline turistile ja külalisele. Ja ta annab võimalusi suvel nii ujuda kui kala kasvatada või püüda või lihtsalt niisama varbad vette panna. Eks see koht on ikka niivõrd võimas, selles mõttes ma mõtlen selle looduslik aura, et ta mõjutab kõiki, kes siin nagu pikemalt on, et nad hea meelega siia tagasi tulevad ja oskavad seda loodust näha rohkem kui võib-olla mõni niisugune inimene, kes ei käi niisugustes kohtades. Käbliku talu maadel oleva vee väärtustamine ja looduslähedane maastiku kujundamine on andnud muljetavaldava tulemuse. Hoonet ümber on tekkinud eriilmeline parkmets, mis võimaldab looduses liikuda nii nagu majas või korteris ühest toast teise minnes. Ja nüüd on tekkinud tegelikult niisugune ilus parkmets mõnede selliste kenade veesilmadega. Jah, eks kodu ümbrus ongi rohkem
üritatud viimastel aastatel metsaalust puhastada, risust ära, nende puude suhtes teha valikud ja üritamegi saavutada koduümbrusse parkmetsa. Käbliku talus olevate külaliste jaoks on nagu ka see oluline, et saab kerge vaeva teha Tiirüpel talu ja vaadata neid erinevaid metsa kooslusi. Siin me näeme ka üsna mitmekesist metsa, kask, kuusk, mis veel? Mänd. Eks need ole põhilised, aga meil on üks lahustükk, 7,2 hektarit ja seal on põllu ääres oli kivide külv. Koloosi ja sofoosi ajal sai ju maaparandus tehtud ja kuhjati põllu äärtesse nad kokku. Ja sinna vahele me oleme üritanud, mis ta välja tuleb, tammetõrusi pudistada maha ja maa sisse panna. Muidugi on ka selge see, et linnud teevad seda hoopis paremini õigetesse kohtasse. Eks need Eesti tammed ongi lindude külvina põhiliselt oma elude alanud. Nii et me oleme ka üritanud nagu Käbliku talu ja siis ka lind ja eks me siis puista ka need sinna. Muide, siin on niisugune väga hea võimalus filmida metsa just veepeeglilt. Nende tiikide veelt, mis asuvad siin kohe selle metsatuka ääres ja kuna tänane ilm on nii fantastiline, siis siin võib näha hästi kauneid peegeldusi. Seda tulemust, mida Reitelite pere on püüdnud saavutada, oleks perenaise arvates kõige õigem nimetada voolava ruumi põhimõtete järgimiseks. Käbliku talus pole toimetatud üksnes külastajate ja turistide ligimeelitamiseks. Anne ja Rein Reiteli kujutluses püsib veel midagi, mille nimel tasub pingutada. Loodus avab end nendele, kellel on mahti aeg-ajalt peatusi teha, paigale jääda ja vaadelda, silmitseda ümbritsevat tähelepanelikult. Käbliku talus on püütud luua võimalusi niisuguste hetkede nautimiseks. Ja mõeldud on mitte ainult külalistele, vaid ka iseendale. Me oleme seda enda jaoks kogu aeg rõhutanud, et me ehitame ta üles sellise lõppeesmärgiga, et me hakkame seda ise nautima. See tähendab, et me kasutame selle talu majanduslikke võimalusi selle huvides, et kunagi, kui me enam ei jaksa või ei taha tegelda selle äriga, mis me siin teeme, siis me naudime ise seda. Et siis on meil kõik need võimalused olemas, et tuleb tahtmine, lähen istun sinna onni ja vaatan seal, eks ole, kella 5 või kella 4 alates hommikul loodust või mis iganes. Ja selle nimel tasub seda teha, muidu ei oleks nagu üldse mõtet. Sest et eks ta ikka on üks raske tegemine. Reitelite peres on 2 tütart. Mida on nad Käbliku talu kodumetsast oma ellu ja suurde maailma kaasa võtnud? Vanem tütar on küll filoloog ja otseselt nagu loodusega ei tegele, aga see nii-öelda liblikate ja putukate korjamise aeg on neil kõigil läbi tehtud ja nad ei karda loodust ja nad oskavad seda näha rohkem kui tavainimene ja minu arust on see inimese olemuse täiuslikkuse huvides kõik, nii et noorem tütar on muidugi puhtalt enam-vähem sarnase eluala peale läinud, aga vanem tütar võiks ju eriala poolest arvata, et on kaugem, aga mul on hea vaadata, kui ta oskab teistele, ütleme asjatundmatutele loodust näidata ja tutvustada ja ta tunneb ennast seal nagu kodus ja tuleb hea meelega siia ja läheb ja jalutab koeraga nii, et ei pelga seda metsa üldse. Ei karda konna pihku võtta ega midagi niisugust, nii et see on, mis võib veel parem olla. Mul on 2 tütart ja nende head sõbrad ja minu head sõbrad ja nende järeltulijad on nüüd ka juba abis olnud. Nii et mul on hea meel ütelda see, et mu selle elamise mõttegi on viimasel kuul nagu hoopis suuremaks või tihedamaks läinud, sellepärast, et nooremal tütrel sündis poeg ja kui mu oma ema ütles, et mu tütar oli nagu mulle sulane, see samane tütar, kes nüüd poja tõi, siis mina, kui ta sündis, siis ma ütlesin, et kuule, et sellest sa nüüd mulle sulast küll ära plaani, et sellest tuleb peremees. Käbliku talu praegune peremees ja perenaine peavad olema kannatlikud.
Ka parimal juhul võtab uue peremehe tekkimine omajagu aega. Õnneks õpetab looduse sügavam mõistmine paremini aru saama ka inimesest. Noortel on omad kiired käigud ja oma huvi ja ega siis isa-ema küljes eriti ja vaatab üles ka iga kord ei taheta olla. See on elu ja ma loodan, et kui lapsed neil saavad olema umbes selles eas, kui me hakkasime siin koos tegema, see tähendab seda, et mingisugune algõpetuse staadium saab läbi, siis ilmselt tulevad nemad uuesti teise ringiga tagasi, nii nagu meie. Ja loota, et nüüd noored inimesed on nüüd pühendanud ainult sellele maale ja metsale ja sellele olukorrale ilmselt ei saa. Esimene kiire elu tuleb ära elada ja siis võetakse kindlasti tuurid maha ja püsiväärtused, kaasa arvatud see mets ja ilus loodus, saavad määravaks. Seda loodame meiegi ja hoiame pöialt, et Rein ja Anne Reiteli soovid kord täituvad. Järgmine saade viib meid Jõgevamaale, Valdek Salumi kodumetsa. Valdek on leiduri kalduvustega mees, kelle konstrueeritud laastulõikamise masinat praegu näete. Talumetsa majandaja 2008 aasta konkursil silma paistnud Valdek Salumi elumaja taga, töökojas ja kodumetsas leidsime veel mõndagi põnevat. Tänan vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kohtumiseni nädala pärast. Tule metsa, mine metsa. Hoia metsa, metsa, metsa. Et me mets ei saaks nii otsa. Et me mets ei läheks metsa.